Tere hommikust, täna on esmaspäev, kell on 8:17 ja ma olen eriarstikliiniku või? Ma ei tea, ühesõnaga Lasnamäe tervisemaja ees. Ma lähen opile. Ma lähen hüsteroskoopiasse, jälle mingi naiste värgid, Nagu ei ole kindel, kas seal on midagi, aga põhimõtteliselt nagu just in case, lähen siis narkoosi alla magama. Ja tegelikult ma tahtsin nädalavahetuse vlogi teha. Mul oli nagu nii tore nädalavahetus, aga lihtsalt mul käsi kuidagi ei tõusnud, et seda kaamerat võtta ja filmida. Et ma ei tea, nagu ma mõtlesin juba reedel, nagu neljapäeval, kui ma läksin tööle ja reedel läksin üles nii, et umbes ma hakkan vlogima. Aga kuidagi nii kiire oli, kogu aeg oli midagi teha, aga samas oligi, et me läksime Kehra, mul oli tööl, neljapäev vastu reedet ja siis kell 12 lasin mehel ennast üles ärata, et ma ikka öösel nagu läheks õigel ajal magama. Ja siis oligi jah, et kiiresti valmis, Sonja ennast, võtsin sõbranna veel peale, sõitsime Kehra, siis me olime nagu ühe päeva seal, ühe öö. Laupäev oli hästi ilus, kõik päike paistis, need ilusad sügisesed kollased rohelised, kollased oranžid, punased lehed ja möllasime õues ja ühesõnaga siuke mõnus päev oli. Siis teine pool päevast olime kodus. Ja pühapäeval ma ei mäletagi. See oli eile. Issand jumal. Ja eile me olime ka kodused ja käisime siis perega kõik kuus. Mees, mina, Sonja ja Tripoli käisime õhtul jalutamas. Jällegi mõnus õhtu oli. Et jah, ühesõnaga sellest nädalavahetuse vlogist nagu nii kahju, et ma seda nagu ei teinud, aga mis seal ikka siis, et ja mul olid vabad päevad ka, nüüd ma lähen tööle. Et vaatame, kuidas me siin teeme, mis päevad me vlogime. Aga täna lähme opile. Mul 8:30 pean seal olema. Mul on natuke aega. Aga ma lippan ikkagi kohale. Ja teate, mis mul on akuutami 22%. Mul ei ole seda telefoni otseselt vaja seal, Aga nagu, ma ei tea, oleks võinud ikkagi õhtul täis laadida. Mina jälle siin autos, aga ma olen nüüd kodu juures ja ma ei mäleta, kas ma mainisin, et miks ma üldse sinna opile lähen, ma ütlesin, et mingi naiste värk, aga mul on mitu korda olnud polüübid. Ma olen juba minust 2 korda enne Sonjaga rasestumist ma käisin neid eemaldamas ja mingi aeg tehti mulle laparoskoopia ka, ehk siis tegelikult on nagu 3 korda polüüpe eemaldatud. Ja nüüd siis mul oli suvel oli siuke mingi üliveider pikk määrimine kogu aeg. Ja kui see siis septembriks nagu läbi ei saanud, siis mõtlesin, et mul nagu kopp ees, et ma lähen arsti juurde vaatama, mis värk on. Sest alguses ma nagu süüdistasin seda kuuma ilma, mis oli Šveitsis. Augustis küll polnud Eestis väga kuum, aga siis septembris me käisime reisil ja pluss siis see füüsiline nagu koormus on ju soona tassimine ja kõik see. Et süüdistasin seda ühesõnaga. Aga siis mulle nagu naistearst ütles, et ei, et see võib olla nagu polüüpidest, mul pole nagu varem seda kunagi olnud, et need on põhjustanud mingid vaevusi. Ja siis ta ütles, et ühesõnaga spiraal nagu aitaks, mida ma nagu tegelikult üldse ei taha, ma ei taha mingeid ravimeid võtta, ma ei taha mingeid võõrkehasid enda sisse. Ühesõnaga, et nagu võimalikult kõike seda vältida. Ja siis täna ma ütlesin ka enne oppi siis arstile, et juhul, kui te ei leia sealt polüüpe, siis palun ärge pange seda spiraali.
kuigi jah, see spiraal on päris kallis, 75 € oli. Selle peab ise välja ostma. Et noh, samamoodi nagu need mingi pillid on ju, kui sa neid võtad, siis sa pead ka ju need tegelikult ise ostma ja noh, lõppkokkuvõttes nagu 5 aasta peale tuleb see ikka nagu mega odav. Noh, kui juhul, kui sa hoiad seda kõik need 5 aastat on ju endas, et võib-olla võtad varem välja. Et jah, leppisime siis kokku niimoodi, et kui polüüpe pole, siis ei pane seda, sest nüüd oktoobris mul oli kõik nagu fine. Ja kui on polüübid, et siis paneme. Ja kahjuks seal oli paar tükki, mingid väiksed ja siis ta ikkagi pani selle spiraali. Et vaatame, kuidas sellega siis läheb. Ja sõitsin ise koju, sõitsin ise ka sinna arsti juurde, et noh, kuigi tegelikult peale üldnarkoosi ei tohi autoga sõita 24 tundi, siis no, ma ei tea, ma nagu, noh, kuidas mul mees oleks, noh, ta oleks saanud muidugi ära viia, tagasi tuua ja niimoodi. Aga noh, see Sonjaga riietamine ja kõik see, et nagu, noh, nad sõid hommikust veel näiteks siis, kui ma ära sõitsin. Ja praegu peaks lõunat sööma ja varsti siis magama minema. Et mõtlesin, et ma saan hakkama, et siit sõita on vähem kui 10 mintsa, et hästi lähedal. Võt. Nii et lähen koju ja täna lihtsalt ilmselt puhkame. Lähme õue mingi aeg võib-olla jalutama. Jah, kindlasti lähme, sest Tripoliga on vaja jalutada. Ja võtame lõdvalt. Ja mingeid valusid mul ei ole või niimoodi, et ma mäletan, kui ma kõige esimene kord käisin neid polüüpe eemaldamas, siis iga löökauk, kõik mul lihtsalt niimoodi valus, kõik läbi keha käis mingi hull valu. Praegu on täiesti fine, noh muidugi ma võtsin mingid valuvaigistit sisse enne oppi, aga noh, seda võetakse nagu on alati. Et mul on siuke tunne jah, et see kuidagi ei mõjuta mind väga, see opp. Et on suht lühike protseduur, mingi pool tundi võib-olla. Homme õhtul ikkagi lähme tööle. Ja siis 5-päevane nii-öelda maraton hakkab pihta. Ja siiamaani ma olen siis 2 korda seda öötööd teinud, noh nagu 2 pikka vahetust. Ja esimene päev on alati nii raske. Et sa oled ikkagi nii väsinud, aga pärast siis, kui sa nagu saad selle rütmi kätte, et sa magad ikkagi kauem päeval ja ei ole niimoodi, et sa oled mingi 7 üleval on ju, tere päev, pluss siis lähed õhtul veel tööle. Muidugi vahepeal üritad nagu puhata, aga sa ikkagi ei maga. Et ilmselt homme saab samamoodi olema. Ja siis, jah, ma ei tea, võib-olla võtan teid mõni päev tööle kaasa. Vaatame, mis meil seal toimub. Sest et see töövlog tundus, et nagu väga paljudele meeldis. Et võib-olla oli muidugi seal hästi palju ka uudishimu, on ju, selle taga. Aga jah, ühesõnaga näeme teiega pärast poole siis. Hommikust, kell on 10 läbi, tulime perekondlikule jalutuskäigule poodi. Seal on mu väike kamp. Hommikul käisin koeraga õues, sõime hommikust, rahulik hommik, siuke pesu panin pesema ja lähme siis poodi, nagu ma mainisin. Ja täna oleme kodused üldiselt, sest et õhtul ma lähen tööle. Õnne on talvekombe juba seljast, et päris külm on hommikul. Vot, aga
ei tea, kas ma kodus midagi vlogin, aga töö juures ilmselt natukene. Vaatame, mis meil seal toimub. Esimene päev kindlasti saab raske olema, nagu ikka esimene päev tavaliselt. Päev ongi märkamatult õhtusse jõudnud, alles kell oli 4, kui ma käisin Tripoliga õues ja nüüd on juba 7. Ma sätin ennast tööle, sest et lähen veits varem, kuigi ma alustan 8:30 õhtul, aga ma lähen ikkagi, tahan veel poest läbi käia ja siis jah, ühesõnaga, ma ei viitsi kiirustada. Ja täna ma olen üleni mustas outfitis, sest et homme hommikul ma sõidan otse Kehra, kus ma siis magan mõned tunnid ja siis me sõidame emaga matustele. Et mu vanatädi, mu vanaema õde siis, kes oli 90, ta oleks saanud 96. Ta oli kõige vanem nendest lastest. Ta siis ja paraku eelmine nädal lahkus meie seast ja ta elas mu vanaemaga samas linnas, seal Kehras, et ma lapsepõlves ikka käisin päris palju tema juures ja tal on ka nagu lapselaps, kes on minu vanune. Me vist isegi samal aastal sündinud, aga ta on aasta lõpus, ma olen aasta alguses. Et kui teiste vana onuga ühega ma nagu ka ikkagi lapsepõlves olime päris palju tal külas ja vanaema ise ka käis kuni siis lõpuni välja temaga päris lähedalt läbi, et ikka käisid seal paar korda aastas, et talvel ja suvel tal külas seal Ida-Virumaa kandis. Siis ühte vanatädi ma pole kunagi näinud minu meelest. Mul pole nagu, ma isegi vahel ei mäleta ta nime, aga temal oli, kas tal oli vähk või midagi, et ta suri kõige varem. See oli vist COVID ajal äkki või? Ühesõnaga jah, siuke kurb lugu, et oled nagu sellises vanuses, kus nõme vanus, ütleme selles mõttes, et kõik su lähedased jäävad juba nii vanaks, et hakkab juba lähenema see elu lõpp. Et sellest on nagu nii kahju ja siis ongi vaja nagu endal lapsi teha, et sul oleksid ikka mingid lähedased, on ju. Et muidugi neid jääb nagu kindlasti vähemaks, ei suuda endal lapsi, ma arvan, et enamus ei suuda nii palju lapsi teha, kui neil nagu vanemaid lähedasi on. Et jah, ühesõnaga siuke lugu. Aga ega siin väga palju polegi midagi pläkutada. Panen ennast valmis ja tea, kas ma jõuan süüa kodus või ei jõua. No ööseks pean nagunii endale toitu kaasa ostma midagi. Ma juba mõtlen, et tahaks sushit. Pean vaatama, mis mul siin tee peale, mis poed jäävad. Oi, ostsin omale lõpuks ometi jumestuskreemi. No ma ei tea, oli ka aegne. Maximas olid mingi mõned nädalad tagasi olid need ilupäevad või midagi või.
ja siis selle raames mõtlesin, et okei, ma siis ostan endale. Et muidugi tooni ma võtsin täiesti huupi, seal olid 2 tooni ainult, mis olid nagu hästi-hästi tumedad minu meelest. Aga kuna ma ei kasuta mingit fake tan'i ega midagi, siis ma mõtlesin, see on nagu liiga tume minu jaoks. Aga siis ma ühe kuskilt mingi, ma ei tea, sobrasin seal täiega ja siis ühe leidsin, mis oli nagu palju heledam ja see on toonis 06. Ja see tundus nagu, ma panin siia peale, ma hakkan nagu näkku panema endale. Ja siis tundus, et nagu sobib ja siis ma mingi väga hea. Ja minu meelest ongi nagu väga hea minu talvisele nahatoonile. Et see tööl käimine ikkagi tahaks ennast ju sättida. Viimane päev on see, kus ma lähen tööle lihtsalt sellisena nagu ma olen. Ma ei viitsi midagi seal näkku panna, aga esimesed päevad alati tahaks ikkagi hea välja näha ju. Nii et teeme selle kerge meigi siia näkku. Aga see ei olegi midagi. Mees on ju mul kodus. Pole ammu, või noh, ma pole seda üldse maininudki. Eelmises vlogis ma mainisin, et ta tuleb koju on ju. Aga nüüd ta on päriselt kodus. Istub seal Sonjaga, söövad õhtust. Ja seda ma ei tea, ma mõtet siin on. Selles mõttes on elu natuke kergem. Ei ole kõik minu õlul. Hommikuti tavaliselt mees ärkab isegi enne mind. Tuleb voodist välja ja siis midagi askeldab, aga Sonja ikka nagu magab tegelikult siis veel. Nii. Need juuksed. Mis sirgendan nad ikka ära. Sirgendan ära ja siis ongi kõik. Käisin ikkagi Hesburgerist läbi. Nii et patustame täna. Jube hea valgus on ikka siin autos. Aga kell on 6:13. Ma olen jõudnud Kehrasse, parkisin maja ette ära. Nii et mul on kena 4 tundi und. Ja siis juba liigume tagasi linna emaga. Nii et mis ära kustusid. Nii. Ühesõnaga, ja, ma lippan nüüd tuppa, lähen magama ja õnneks tee peal mitte ühegi lemmikloomaga. Metsloomaga ei kohtunud, väga hea, mingid juhmardeid, juhte polnud. Nii et jah, veits pingeline oli küll sõita sellises pilkases pimeduses, aga jõudsime õnnelikult kohale. Ma ei tea, mida öelda. Kell on 7:40. Ei, see ei ole 7:40, 5:40. Kell on 5:40. Tere, ma ärkasin. Ma ei tea. Mis magasin? 2,5 tundi magasin. Põhimõtteliselt jah, mul on siin näha veel, mul on sellest näomaskist veel mingi korts. Edes mul on täiesti ükskõik, ma lähen käin ruttu poes. Mul on vaja piima ja toidukoort osta koju. Siis ma põrutan kiiresti koju, vaatan oma lapsekese üle. Käin pesemas ja põhimõtteliselt liigun tööle. Sonja, kuku! Kuku! Baba! Kuku, mis sa teed? Kuku! Ükskord väga ammu elas hiirepere
isa, tema 2 last ja võõras ema. Laste nimed olid Hans ja Grete. Õues on räige tuul, ma ei tea, kas te kuulete. Aga ühesõnaga mul on mõni minut aega, et jõuda tööle. Parkisin auto ära ja tunnen ennast nagu mingi keedetud kana. Lihtsalt nagu, ma ei tea, aju on lihtsalt kuskil mujal. Me elame selle töööö üle ja teiega kunagi mõni päev hiljem, sest et ma ei jaksa rohkem töö ajal küll vlogida. Tere kõigile! Mitu päeva on juba möödas viimasest klipist, ma isegi ei tea mitu päeva. Ma lihtsalt ei kujuta ette, kuidas inimesed, kes nagu käivad tööl ja kellel on lapsed või laps ja siis veel vlogivad, nagu täiesti võimatu minu meelest. Ma ei tea, kust te selle aja võtate ja nagu, kuidas üldse nagu midagi on näidata. Ma ei tea. Ühesõnaga, ma olen täna tööl, täna on laupäev vist. Laupäev, jah. Ja kell on 3:11. Ja ma olen Tripoliga siin kontoris. Kuna nädalavahetused on hästi vaiksed, nagu muidu meil on jah see värk, et umbes, et kontorid on 24/7 avatud, liinid, siis ikkagi Austraalia nagu office otsustas juba ammu, et ei, nemad ei taha osa sellest olla, et nemad tahavad ikka kinni olla, sest et nende inimesed ei tööta nädalavahetusel ja nende inimesed siis nagu nii-öelda jäävad nagu reserveeringutest ilma, et nad ei taha neid meile ka anda. Ühesõnaga, olgu kuidas nad on, et jah, sellepärast nagu Austraalia kõnesid ei tule sisse reedel ja laupäeval, et pühapäeval siis tuleb, siis neil on juba esmaspäev, on ju. Ja usakadega ka need travel-agendid või reisiagendid, nemad ei helista väga, sest nemad ka ei tööta nädalavahetused, et kui helistavad, siis helistavad inimesed, kes on nagu otse broneerinud siis meiega, on ju. Aga neid on ka nagu väga vähe ikkagi. Nii et sel põhjusel ma olen täiesti üksi kontoris, et ongi, kuna jah, tööd ei ole ja keegi ei viitsi siin passida niisama, siis nad töötavad kodust. Et tegelikult meid on vist, anna andeks Tripoli, palju meid täna tegelikult tööl on, 1, 2, 3, 4, 5, 6 peaks tegelikult olema. Aga üks jäi haigeks ja üks tuleb siis kella 1 öösel tööle, nagu ma aru sain. Aga ilmselt ta töötab ka kodus, sest et ta oli enne haiguslehel. Aga ma ei tahtnud nagu kodus olla, kuigi ma nagu eeldasin jah, et kedagi ei tule. Aga ma ei tea, ma ei taha seal, esiteks ma lülitasin kõik wifi välja, on ju, mul ei ole neid ruutereid ja värke, ma saaks telefoniga jagada, aga jällegi siis mul on see üks läpakas, mul on küll kodus ka veel üks ekraan, mida ma saaks ühendada, aga ma ei tea, kuidagi kodus on siuke, pead seal vaikselt olema ja nagu võib-olla Tripoli vahepeal tuleb selle juurde ja et siis ma töötaks köögis, on ju, kuna meil kontori tuba kui sellist nagu eraldi pole. Ja läpakas oli nagu nii kontoris, et ma oleks nii või naa pidanud siia nagu sellel kas järgi tulema või siis ühesõnaga, mõtlesin, vahet pole, ma istun kontoris ja võtsin Tripolis omale seltsi kaasa. Muidugi magab mul siin laua all, alguses käis muuskis kõike siin, aga nüüd on jah, istub siin, lamab laua all mul pleedi peal. Tellisin omale, juba kui ma tööle tulin, tellisin Vapiano pastat, ma olen siit juba enamus ära söönud, sest et lõunat ma kodus ei söönud, sõin ainult hommikust, nii-öelda, mis hommik oli kell 3. Ja jah, ma ei teagi, ei olegi midagi väga rääkida, ei ole midagi teinud. Et mees saab väga hästi Sonjaga hakkama, et ma nüüd üks päev küsisin mehe käest ka, et kuidas siis on olla kodune. Siis ta ütles, et see ei ole minu jaoks, et ta ikkagi on selline aktiivne inimene, ta tahab nagu käia, olla, teha, aga nagu, mis ma mõtlesin, kas sa arvad, et nagu naised ka on sellised, et muidugi mitte võib-olla kõik, on ju,
aga nagu noh, sa adapteerud lõpuks on ju selle olukorraga, et või noh, mis siis on vaja on ju teha. Et ikkagi sa oled nüüd ema või siis noh, vastavalt isa on ju ja sa pead siis noh, jah. Et sinu elu tegelikult jääb nagu tahaplaanile, et mul on nagu tore, mul on nagu hea meel, et nagu lõpuks see jõudis talle kohale tegelikult. Et miks ma ka siin võib-olla üle-eelmine suvi näiteks, et ma ütlesin talle, et ma tahan nagu poodi minna üksinda ja siis ta mingi, ma lähen käin ise poes ära, et mis sa tahad? Ma ütlesin, ei, ma tahan ise poodi minna, vaata, et nagu sellised väiksed asjad, et nüüd ta nagu lõpuks ometi mõistab, et nagu miks ma tahtsin seda nii-öelda omaette aega on ju, kas või poes käik. Et ma nüüd kindlasti läheb nagu selles mõttes kergemaks, et kui mul on mingi soov, et ta nagu ütleme siis nii-öelda nagu mõistab seda on ju. Kõik inimesed on kõnede peal, aga ühtegi kõne pole järjekorras, nii et võin veel jäppida teiega. Et ja ühesõnaga selline värk, et tore nagu selline areng on toimunud nagu selles mõttes ka meie suhtes, ma ütleks on ju. Et rohkem on seda mõistmist. Et jah, et no ma saan aru, et kui mehed jah seal nagu aitavad õhtuti või vahel mõned ka nagu öösel ja niimoodi, see on ka nagu väga-väga suur abi on ju. Et nagu beebidega või nagu üldse lastega, aga jah, et ma nagu mõnel mehel ikkagi ei jõua kohale see nagu päris see, mida naised tunnevad 24/7 olles lapsega koos. Et kui teil on naised võimalus, pange oma mehed sellesse olukorda, et nad nagu lõpuks mõistaksid, et kuidas me ennast tunneme on ju, ja millest me nagu, noh, mida me nii-öelda ohverdame tegelikult ka on ju. Vot selline lugu, aga teate, mis ma teen siin veits emaile veel ja ma ei tea, vaatan ühesõnaga, teen midagi, mingid tööasju, mis meil teha on siin. Nädalavahetus on tegelikult päris vaikne on ju igas mõttes. Aga küll me leiame tegevust ja täna on kella keeramine, nii et 9 tunni asemel on mul 10-tunnine öötöö. Päris julm. Aga õnneks see on viimane. Kui see oleks mu esimene päev, siis ma oleksin päris kurb. Aga õnneks on viimane. No, see nutsu täitsa tudub siin. Olgu. Ma ei tea, ma võib-olla isegi lõpetan sellega selle vlogi. Ma ei tea, kui pikk see on tulnud, ma isegi ei mäleta enam, mida ma vlogisin seal. Jällegi suht kaootiline asi, aga nüüd mul tuleb 4 vaba päeva ja ma võtan teid sinna kaasa, aga seda siis järgmises vlogis. Aitäh, et vaatasite ja olge tublid. Tšau!